valmistume õhku tõusmiseks, palume teil tähelepanu pöörata selle lennuki turvavarustusele. Iga reisija istmetaskus on turvakaart, millel on märgitud väljapääsud, päästevestid ja muu ohutusalane teave. Olemegi jõudnud Berliini Brandenburgi lennujaama. Õnnelikult maandunud. Ja siin selles suurepärases uues lennujaamas siis leiame kohe tee rongide juurde. Esimene neist siin päris sobivalt. Vaatame. Õige pea asub teele. RE8 on see, mis sobivalt viib siis linna poole ja sinna nüüd tasapisi tuleb jõuda. Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen ist das Laufen in Ihren Ankunft auf Vorsicht bei der Einfahrt. Sì. Sehr geehrte Reisende, das Team der Ostdeutschen Eisenbahn begrüßt Sie recht herzlich in der Yacht nach Wittenberge über Berlin-Ostkreuz, Berlin-Alexanderplatz, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Zoo, Berlin-Spandau, Nauen, Neustadt-Dosse, Bad Wilsnack. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Numbrid ei liigu sõbralikus suunas, tuleb valida teine suund. Ja ilmselt
tuba juba on. Ja kohe otse ilma mingi peatuseta toa ülevaade. Siseneme esimest korda. Kaart läks kenasti siin sisse ja saab kohe näha, mis siin meid ootab. Check-in oli, võiks öelda, viivitamatu. Millised kenad mullid. Mida veel tahta, kui on sellised toredad mullid. Ja kena tuba. Vaatame vaatega kohe ära. Täiesti nagu akna taga on Berliin. Võib vist lahtigi teha. Ei tea, ei avane praegu. Ei hakka sellega mässama. Ja siin siis, täiesti tavaline hotellituba. Midagi erilist kahjuks siin nüüd just näidata ei ole. Kätelätik, valge. Täpselt nii nagu ikka. Aga vaatame, mis siin Berliinis muidu juhtuma hakkab. Äkki läheb põnevamaks ka. Lähme Friedrichstrasse. Jah. Kella keegi on vaadanud või? Mu ambitsioonid ei ole Millal raamatupood lahti on? Kell on 12:52 ja kohe avatakse. Sest võib nagu öelda, et ekspressionistid oli teatud mõttes nagu ju pettumus, eks ju. Sest seal oli täpselt vist 8 kunstiteost. Inimesed tulid taksoga sinna, et neid vaadata. Ja sõitsid ära. Pettunumate nägudega ka meie. Aga väiksed pühapäevased liiklusolud ka, et sõita kenasti Taalemist zooloogilische Gartenisse, siis täna vahelduseks jälle tuleb teha mõningaid ümberistumisi. Aga S-Bahn on puhas nauding. See, mida Berliinis üldse teha, eks on nii, sõita ringi lihtsalt. Palju paistab midagi.
Iggy Pop, kes sõitis lihtsalt sihitult, lasi Hispaanial ennast viia kuhu iganes. Oli lihtsalt reisija, ilmselt ka tugevas narkojoomiseks, aga see ei ole ka mingi uudis. Iblats loomulikult üks lemmikkohti ka, kus võiks olla. Ma arvan, et see video küll kunagi kellegini ei jõua, aga lihtsalt endale reisimälest. Nii, Maria, mis sina räägid meile? Mis mina räägin? Kuidas tänane päev on kulgenud? No mulle selles mõttes Berliin meeldib, mulle meeldivad uued kohad ja ehkki kunstimuuseum tõesti minimalistlik. Ekspressionismi asemel kohtad minimalism, siis nagu väljasõit oli meeldiv, paik oli väga meeldiv, Riesling oli väga hea, kohvik asus sellises huvitavas hoones. Peab ütlema, Rieslingu klaas ei olnud väike. Nii palju ei kallata. Nii palju ei kallata üldiselt veiniklaasi, aga kui sa hommikul võtad Rieslingu ja siis võtad ka kohvi ja sul silm ei pilgu selle juures, siis seda siin kandis austatakse. Et pigem jah, tuli nagu arusaamine veel selles osas, et Berliinis on hästi palju mida avastada. See ei ole üldse nii lihtsasti kogetav linn. Sellist rahulikku linnajagu, kus me praegu käisime, mina ei olnud Berliinis näinud varem. Sa ei ole olnud rahulik Berliinis? Ei, minu arust Berliin lihtsalt kogu aeg nagu elab ja on mõnes mõttes nagu konstantselt kaoses. Selleks me siia tuleme, et kogeda kaost. Kuigi need majad esindavad küll enam-vähem korda, jah, see on kord ja kaas, see on Zoologische Garten. Mis me teeme? Lähme maha? Ei lähe? Ei. Vaatame, inimesi tuleb peale. Ärme lähe maha, sest kui sa sinna poole praegu kaamera suunad, sa näed, et tegu on mingi maratoniga jälle. Inimesed jooksevad, tee on kinni. Siin on mingi action käimas. Ja siin on ka politseiautod, värgid. Jooksevad. Aga seega siis ei olegi mingi maraton täna või? Vaata järgi, uurime järgi, kas meil on mingi Berliini maraton või? Ikka tüüpiline Berliini läks. Zoologische Garten. Mis siis veel läks? Huvitav on see, et kuskilt nad ikkagi saavad selle info, nagu midagi toimub. No uurin praegu, mis toimub. Ütleme, praegu ka saksaliku täpsusega Espaanis on läinud päris sassi teadlaste nimed. Mina küll julgen pakkuda, et see on Tiergarten, mis siin tuleb. Ja see on Tiergarten, see ei ole Savini plats. Täiskuu ajal on saabumas küll Berliin Full Moon, aga siin on nagu aega, see on alles 17. oktoober. Mis nad täna teevad? Mis nad täna teevad? Miks nad jooksevad? See ei ole kindlasti Berliini maraton, see on midagi muud. Ei, ta kindlasti ei saa olla. Ja lihtsalt on just jooksnud. Aga ma vaatan, et mul patareiga kulub, et kohe varsti jõuame Friedrichstrassele ja siis peab otsustama, mida teha. Raamatupood peaks avatama kell üks väheseid poode, mis pühapäeval on lahti. Selge asi. Võidusõit. Ma arvan, et meie tegelikult võidame, vähemalt kuni Bellevüeni. Vaevalt mind naaber peab peatuma. Paistab,
kohta mingit infot ei ole praegu veel leidunud. Jaa, paistab täna olevat mingi 13. oktoober, Grade 10 ka Berliin, mingi jooks. Jooksevad lihtsalt. Sihitult jooksevad inimesed ringi. Minule see vaade iseenesest meeldib, aga mingis mõttes mulle tundub, et meie eest varjatakse nagu vaadet. Ära läksid tälega tarvast, et ma filmin midagi, ma ei tee seda, ma filmin ainult ümbrust inimesi juhuslikult. Väga täis rong on, väga täis. On või? Ja inimesed üksteise otsas, eks. Kas me läheme? Ei, see on Bellevue. Siin on need majad, millest oli juttu ennem oli juttu majadest, tuleb välja, mida kõike seda videot vaadates saab teada. Aga kohe nüüd tuleb Hauptbahnhof ja siis tuleb Friedrichstrasse ja siis me lähme maha. Friedrichstrasse, just nagu Friedrichi tänav. Friedrich on olnud meil tänase reisi teema, eks. Kohtunud temaga siin ja seal. Friedrichil oli väga palju mõtteid, mis tulid Tal oli väga palju mõtteid. Minu jaoks tulid esmakordselt rohkem ilmseks tänu sellele, et me jalutasime seal Potsdami selle aia nimi on. Sanssouci pargis. Sanssouci pargis just, et tema selle aia põhiplaneeringu rajas ja see oli väga läbimõeldud. Aga täpselt aru ei saanud, mis see mõte seal taga oli, aga oli väga selgelt jällegi aru saada, et tal oli palju mõtteid. Ühesõnaga, sa pead kõndima aias ja seal juures mõtlema, see ei ole nagu niiviisi, et sa lihtsalt saad olla aias, vaid mõtle, palun ka, mõtle. Mõtle inimkorrale. Tegelikult ongi Berliinis, kui sa kõnnid, sa pead nagu mõtlema, Berliin sunnib sind mõtlema. Kui sa ei mõtle, siis sa jääd näiteks Aleksanderplatsil, sa jääd lihtsalt trammi alla. Või ka siis, kui sa mõtled, see on ka täitsa võimalik, see ei ole nagu garanteeritud. Aga lihtsalt see rongisõit jäädustab niiviisi Hauptbahnhof, mida me nägime üleheile täiesti tühjana, sest seoses Mr. Zelenski külaskäiguga, kes tuli rongiga, ma arvan, et selles oligi asi, et ta tuli rongiga, siis kogu rongiliiklus mingis osas Saksamaast peatati, raudteejaamad tehti täiesti tühjaks. See jaam on nii suur, et kõik inimesi ei saanud välja, siin nagu 2 õnnetut tütallapst näiteks jalutasid ringi ja olid päris nutused, aga muidu sõitsime siit läbi, siin ei olnud ühtegi inimest. Meie rongu veel lasti läbi. Näete siin, et inimesed on rõõmsad, neid on palju. Muljet avaldav hoone ikkagi, eks ju, täitsa selline... Kas saab öelda, et raudteejaam on nagu lihtsalt tore siia tulla ja siin vaadata asju. Hakkab siin praegu näitama. Rong on ka sobivalt ees. Rong on täna kogu aeg ees. Aga see on... Mis aastal me tulime siia? 2000? 19 olime. Ei, see oli palju varem. Kui me olime esimest korda Berliinis 2010? Ei, veel palju varem, 2008. Mitu aastat tagasi see on, kes jõuab lugeda. Aga siis me saabusime öösel siia ja siis oli ka see jaam peaaegu täiesti tühi. Ja oli ka selline olukord, et ei olnud praktiliselt mitte midagi ei olnud lahti. Mis tähendab, et meil ei olnud süüa. Aga siis me olime siin tühjas jaamas ja vaatasime, kui suurepärane hoone see oli. Kas oli see sama hoone või? See sama hoone, absoluutselt see sama hoone. Miks ta siis ei olnud? Me käisime siin üle ringi ja püüdsime leida mingist kohta, et saaks mingisuguse karripursti või midagi sellist, aga ei midagi. Pärast olime väga ilusas, väga ajaloolises hotellis, kus küll olid Küprokis seinad. Mis kostusid läbi? Nagu vägagi läbi. Isegi võiks öelda, et mitte läbi, vaid kõik kostus nagu koha peal. Ma arvan, et isegi mingi
10 aastat tagasi keegi lihtsalt räägiks oma telefoni. Puhas hull, eks, lihtsalt hull. Praegu inimesed natukene vaatavad imelikult, aga mida Berliinis näeb, on hullu näeb palju. Lähme nüüd maha ja ei hakka siin rohkem inimesi filmima ka. Kas see video üldse mingit avaldamist leiab, aga väike sükke Hispaani sõit, kulgemine.